Olen Villem Tori, Autode Liidu direktor ja täna on siis rahumeelne aktsioon selleks, et autoettevõtted saaksid oma käsutuses olevat veokit kasutada efektiivselt, keskkonnasäästlikult ja teehoiuliselt ja juhtida nii avalikkuse tähelepanu kui ka poliitikute ja ametnike tähelepanu sellele, et see küsimus on vajalik ja selle küsimusega on vaja tegeleda, olenemata sellest, et kohe lähemal aja jooksul muutub meil Riigikogu koosseis, võib-olla muutuvad ka ministrite kohad võib-olla ja ükskõik, kes saab ka tulevikus ministriks mõnede päevade pärast, ei muutu meie olukord selles suhtes paremaks, et lükatakse jälle lahendamist vajavat küsimust edasi, vaid et me tahame, et selle küsimusega kohe peale valimisi hakatakse aktiivselt edasi tegelema. Meie soov on olla oma veokitega efektiivsed, kuna me peame vaatama kodus kogu seda puiduturgu selliselt, et me oleme ühes suures maailma majandusruumis ja kogu see meie tegevus peab olema efektiivne. Me konkureerime oma tegevusega nii naaberriikidega kui ka üleüldise majandusega. See, et suurendada veokite täismassi, jättes teljekoormused muutmata, oleme me arvamusel, et see maanteedele sellist ohtu ei kujuta, nii nagu me oleme kuulnud siin seda ütlema. Need, et meie teed, sillad ja tänavad vajavad investeeringuid, see on meile kõigile selge. Meil peab olema täiesti arusaadav ja selge suund, kuhu suunas me tahame areneda, kas me tahame tulevikus ehitada selliseid teid, mis on majandusele kasulikud oma toodete ja kaupade veoks või me jääme nende ehitustega tahaplaanile. Tänane aktsioon on siis 4. kohas, see on siis Tartu Võru maantee suunaga Tartu linna poole, Imavere, Tartu maanteest Imavere asulani, Pärnu, Sauga alevikust Pärnu linna kesksuunas ja siinsamas, kus me praegu seisame, on Tallinn-Narva maantee 2 suunal alates Haljara ristist ja praegu me oleme siis Arkna ristist suunaga Põdruse poole. Tänane aktsioon või seisak on mõeldud tähelepanu pööramiseks sellele majandusharule, sellele transpordi, metsatranspordi harule ja ka kõigile teistele raskeveokitele, et 40-44 tonni on ilmselgelt vähe, mis ei ole mõistlik vedude puhul, ei kasutata ära võimalikku potentsiaali ja ka samas on konkurentsivõimele avaldab mõju. Ja selline väike tähelepanu probleem on just nimelt ministeeriumite ja avalikkuse tähelepanu pöörata sellele, et siin on mure. Kuna eelnevalt on koostatud selle liikluse jaoks projekt, siis on meile projektipäraselt määratletud ära pikkused, kui pikk see autokolonn siin tee peal on. Ja täna oleme siis, püüame nendest normidest kinni pidada ja see autoarvude kogus 4 koha peale kokku on orienteeruvalt 160, kuigi soovijaid on enamalt rohkem, aga ei ole võimelised siin nii palju välja panema, et mitte häirida üldist liiklust. Selle 44-60 tonnile täismassi tõstmisega on kasu Eesti riigil ja ka kasu sellel sektoril, puidusektoril nimelt, ja ka liiklusohutusele on see väga mõistlik, et kui varem sõitis 360 000 sõitu tänapäeva puidu vedamiseks, siis see arv väheneb ligemale poole võrra, kui see mass suureneb, sõite jääb poole vähemaks. Ja kindlasti ka tariifid, vedude tariifid alanevad, mis on kasulik poolele metsaomanikule, riigile ja teisele poolele erametsaomanikele.